Jõudsime konsensusele, et me mõlemad nägime, küll ainult hetkeks, ühte blondi tüdrukut halli kampsuniga juhi taga istumas. Ja tema siis meenutas, et kõik teadsid seda toona, et see oli juhtunud, et see oli ikkagi üleriiklik täielik šokk. Kui sul on kratt, isegi kratt ei pea tegelikult olema, sa võid ka iseenda vaimu selleks kasutada. Igal juhul, sa saad siis saata kratti inimest või looma piinama ja tallama. Seda sünnipäevasaade. Ütleb see. Okei. Tere, armsad külmaväristajad ja kikimooride sõbrad. On 13. veebruar reede või teine päev, 12. veebruar, neljapäev, kui te seda kuulate. Oluline on see, et homme on 11. veebruar, kui me seda salvestame, mis on Taki sünnipäevapäev. Nii et tere tulemast sünnipäeva saatesse. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi ja teate, kõik teavad vist juba, vähemalt need, kes on meiega pikemat aega kaasas hänginud, et Taki sünnipäev on üks ülitähtis päev, sellepärast, et siis meil on terve Taki sünnipäeva kuu lausa ja ma võin ette hoiatavalt öelda, et kui te vahet ei ole, millal te nüüd kuulate seda, kas neljapäeval või reedel, siis laupäeval me ei tee valentinipäeva loos Instagramis, me teeme Taki sünnaloosi. Ah soo, siuke üllatus siis mulle ka. Ja sulle ka üllatus, nii et tore. minge vaadake, võtke osa, sest et asjad on nunnud. Oi kui äge, nii et kindlasti minge tähistage siis seda ka sõbrapäevana. Minu sõbrad olete te kõik minu hinges ja juba siin, kui te kuulate, teeb teist minu sõbra ja see on väga armas üllatus. Ma huviga siis ootan, mida me loosima hakkame. Aga kuna ma just jõudsin koolist ja koer tahaks õue saada ja ma tahaks süüa ja magama minna, et sünnipäeva kiiremini tuleks, läheks lugude juurde, mis sa arvad? Lähme ja teeme ära selle asja. Sest see announce tuli päris hästi välja praegu, nii et oleme kiired ja efektiivsed. Nii, miks süsteemid ei tee minuga koostööd? Nii, mina nüüd teen täna siis teile jutustan ühest loost, mille tabid on mul lahti olnud mitu kuud, kui ma selle tragöödia siis leidsin ja selle loo ma siis panin kokku kahe artikli põhjal. Üks on siis ilmunud 2011 aasta Postimehes, autor Mikk Salu ja teine on siis minu kursaega Karoliina Vasli artikkel LP-s aastast 2022. Ja kui ma siin ütlen kaks erinevat allikat vahepeal, et üks allikas nii, siis te teate, milles on asi. Et niimoodi see lugu siis läks. Ma viin teid aastasse 1969 ja Rohuneeme sadamasse, kus 19. juulil oli siuke natuke kehva ilm, et taevas oli hall ja tuul oli kõva ja õhk oli jahe, aga inimesi oli seal palju seest. Kõlab nagu Eesti ilm. Nii kõlab nagu Eesti ilm juulikuus. Ja. Pandi selga mantlid ja joped, meestel olid ülikonnad seljas ja sõit Pranglile pidi olema siis pidu. Selline asi nagu Taktra ehk Tallinna taksopargi ja Tammi trusti ühiskollektiiv, orkester ja koor oli tulnud suurelt juubelilaulupeolt ja nad läksid nüüd siis Kirovi nimelise näidiskaluri kolhoosi kutsel saarele esinema. Ja selline tunnistaja nagu Maria Laurson, kes oli tollal 16-aastane, ütleb, et või meenutas seda siis, et tema oli seal trummitüdruk
teate küll need paraadvormis tütarlapsed, kes orkestri ees kõndides trummi põristavad. Nii nagu mina saate alguses. ja merele läksid siis 3 alust, kuna neid inimesi oli tõesti väga palju. Ühte neist laevadest juhtis siis Heino Luhtsalu ja see laev oli siis ka tekiga ja pillid ja esinemisriided pandi trümmi sinna, kuhu siis tavaliselt kala käib. Et noh, nad märjaks ei saaks ja inimesed istusid siis tekile ja trümmi luugile. Ja siin lähevad nüüd siis 2 artikli andmed lahku, et Postimehes kirjeldati, et sõit algas 19. juuli hommikul Rohuneemest, aga noh, seal läks natuke aega, sest tegemist oli piiritsooniga. Rahvast oli palju ja pidi siis kõiki seal kontrollima. Aga Vasli kirjutas 22. aastal, et sõitma hakati alles 4:30 paiku pärastlõunal. Ja ta põhjendas seal ka, et nii karm lääne tuul oli, et piirivalve ei tahtnudki paate üldse merele lubada ja siis korraldajad käisid kordonis ülemustega rääkimas, et said lõpuks siis loa. No kumb oli, ei tea, aga igal juhul hilinemisega see sõit hakkas ja kontrollid oli ikka kindlasti. Ja siis on veel üks asi, mis läheb vastuollu, et pillimehed siis väidetavalt olid purjus ja tantsisid seal ja õlled ja viinad käisid ringi, et ikka see sõit oleks lõbusam ja isegi kõigutasid laeva, et neil oli nagu tore see. Laurson ütleb, et see ei olnud niimoodi, et oli laupäeva hommik, et sellel hetkel polnud midagi, et laev oli kitsas ja keegi ei tantsinud ega liikunud ringi. Aga kui oli 3 laeva, siis võib ka olla, et ühes oli ja teises oli, jah. Also ma tahaks lisada siia vahele, et ma viskaks kõik üle parda, kes hakkavad loksutama veel ise midagi. Ma olen sõitnud Pranglile niimoodi, et me olime kõik näost pärast hallid nagu, nii et nii et ühesõnaga tõenäoline, et keegi seal ikkagi jõi. Aga üks fakt on siis kindel, mõlemas artiklis ühtemoodi kirjeldatakse seda, et kui Aegna saare varjust välja jõuti, hakkas siis laine ikkagi väga tugevalt kõigutama. Tekil olijad said märjaks. Inimesed tõmbusid siis vaistlikult tuulepealsest boordist eemale, mis tähendab siis, et paremboordile langes topeltraskus ja kui tuli esimene tugevam laine, siis läks alus plupsti ümber. Ja Laurson siis ütles nõnda, mu mõtted olid väga selged, kui laeva külg õhku tõusis, mina istusin just sellel küljel, mõtlesin, et nüüd pean vette hüppama, muidu kukub laev mulle peale. Ja ta hüppaski ja siis tuli tal järgmine mõte. Kui vees olin, siis mõtlesin, et kampsul on küll vett täis imbunud, aga kui hakkan seda seljast võtma, vajun vee alla. Otsustasin selga jätta. Ja see tekiga paate oli olnud siis uus ja kerge ja ta jäi siis tagurpidi niimoodi punnina veele nagu, et põhi ülespool. Ja siis Päevalehega siis rääkis 21-aastane toona siis 21-aastane Urmas Mererand, kes siis 11 alust juhtis. Tema oli siis õnnetuse hetkel mõnisada meetrit eemal ja kirjeldas. Teine paat hakkas laine peal jooksma, ei kuulanud enam üldse rooli ja kohe nägingi, et keeras koos lainega tagurpidi. Ja tema roll oli siis muidugi appi minna, ta korjas inimesi merest ja paadi põhja otsast, ühe käega hoidsin oma paadi reilingust kinni, teise käega tõmbasin neid teisi sealt paadi pealt ära. Nägin, kuidas naisterahvas vee alt kerkis, päris pinnale ta ei jõudnud ja siis vajus ikka ära. Ja Laurson siis Postimehes rääkis ka inimestest vees ja üks nendest oli Väino Suss. Mäletan, et üks mees, tema nimi oli Väino Suss, oli hästi aktiivne, aitas tervis inimesi, aga tal olid pikad kummisäärikud jalas ning järsku ta pöördus pea peale. Jõudis veel hüüda, aidake poisid, aga juba ta oligi läinud. Ja siis ta rääkis ühest orkestrandist nimega Ülo Alas, keda ta nimetas elupäästjaks. Tema sukeldus laeva alla, otsis inimesi ja aitas uppujaid. Ja lõpuks siis jõudis ka see Ülo siis selle, mis ta eesnimi oli, Laura või? Maria Laurson, jõudis Mariani, võttis siis võttis ta ka minu kaenlasse ja ujus teise laeva juurde. Ma ei olnud küll uppumas, aga jõudu polnud kätes ja jalgades üldse. Mõtlesin ainult vee peal püsimisele.
ja üks mees siis hoidis ees kalakasti niimoodi nagu päästerõngana ja hüüdis, et minuga on kõik korras, minge korjake teisi. Laupäev või selles LP-s siis rääkis allikana ka Ohutu meresõidu inspektsiooni inspektor Rein Porkmann, kes siis märkmeid tegi selle õnnetuse järel, et segadus oli olnud hästi suur, koostati nimekirju, sest ei teatud üldse, kes reisil oli, et räägiti, et hukkunuid võib olla üle 20. Ja siis Porkmanni ja taksopargi direktori Kalju Potteri ülesandeks oli siis käia nende osalejate kodud läbi. Ja seal, kus siis inimesed olid juba tagasi jõudnud, et seal oli siis vastuvõtt väga jäine, et tsitaat tundus, et meie olimegi nagu õnnetuse peasüüdlased. Et mõni sõimas, mõni toppis paberilehti, kuhu oli kirja pandud, mis koos paadiga põhja läks ja nõuti viivitamatult kompenseerimist. Ja siis muidugi olid need kodud, kuhu keegi ei olnud kodu tagasi jõudnud. Ühes sellises oli vanem Armeenia mees, kelle tütar ja väimees olid sõitnud Pranglile ega polnud tagasi jõudnud. Ja kui õnnetusest, see on nüüd siis Porkmanni tsitaat, kui õnnetusest räägiti, prahvatas lõunamaalase temperamendiga vana mees nutma ja tema järel ka 2 väikest tüdrukut, kes ta kõrval seisid. Oskamata neid lohutada, jätkasime oma kohutavat missiooni. Ja Porkmann kuulis siis hiljem lugu mehest, kes tõmmati paati ja kes kogu aeg karjus oma naise nime ja kui ta mõistis, et naist ei ole päästetute hulgas, hüppas ta pea ees vette ja sukeldus selle kummuli olnud paadi alla ja rohkem seda meest ei nähtud ja pärast siis selgus, et nad mõlemad olid hukkunute nimekirjas. Ja need 2 olidki siis, need 2 väikest tüdrukut olid siis nende lapsed. Ja paadijuht Heino Luhtsalu jäi roolimajja kinni, et tal tekkis see tuukrikella efekt, on ju, et ta oli seal selle kaelani mees, on ju, aga õhku natukene oli. Ja siis madrus Toivo Eha, kes oli tekil, sattus vette ja teisi aitas, et ta siis kuulis, kuidas paadi põhjal koputati. Ja siis Porkmann meenutas, Toivo sukeldus paadi alla ja aitas oma pooloimetu paadijuhi roolimajast välja. Selle julge tükiga päästis ta Luhtsalu kindlast surmast. Ja siis on veel allveearheoloog Vello Mäss, kes siis aegne Prangli vahelt 92 meetri sügavuselt uppunud laevavraki 2011. aastal leidis ja tema siis meenutas, et kõik teadsid seda toona, et see oli juhtunud, et see oli ikkagi üleriiklik täielik šokk, aga loomulikult siis Nõukogude meedias sellisele detailsele kajastusele ruumi ei olnud. Mingit ülevaadet ei kirjutatud, aga jutud liikusid suust suhu. Ja võimud muidugi kartsid ka, et äkki kõik ei õppunudki, et äkki see oli mingi kattevari, et taheti Soome või Rootsi putkata, on ju. Ja hiljem toimus siis ikkagi ka näiduspoomine nii-öelda, et keda ja kui kaua siis karistati, on jälle vastuoluline, et Mererand mäletab, et Luhtsalu pidi mõnda aega vangis istuma, aga vabanes enne aastat. Mäss ütles, et Luhtsalu vangi ei saadetud ja vangis oli pigem üks laevastiku mingi kõrgem tegelane. Aga lihtsalt jah, Mäss oli siis öelnud sükse lause, aeg oli selline, kui inimohvrid, siis keegi pidi vastutama, et tegelikult olid süüd ikkagi reisijad ise. Ja Pärnamäe kalmistul on siis paadikujuline mälestusmärk, mida saab vaatama minna, seal on siis kõikide hukkunute nimed ja juures on tekst. Tallinna taksopargi isetegevuslased mälestavad 19. juulil 69. aastal traagiliselt hukkunud sõpru. Vot, selline karm lugu siis meie ajaloost. Minu huudi lugu ja ma ei teadnud sellest mitte midagi. Siin ma selleks olen, et teid kõiki kurvaks teha. Järgmise looga ma teen rõõmsaks, ma luban. Mina ei tee rõõmsaks. Paraku. Palun vabandust. Olgu nii. Mina täna loo võtan sellisest toredast lemmikraamatust nagu Kuulsad naismõrvarid. Sellepärast, et mina vaatasin, et meie Patreoni hääletus ja ka YouTube'i membersite hääletus on jõudnud tulemuseni, kus nemad ei taha nendest kurjadest naistest midagi kuulda. Mis see tulemus on siis, mis teemal me peame tegema? Hotellid oli teema.
Okei, no siis me teeme selle veebruari jooksul jah, ära. jah. Nii, aga lähme siis 1925. aasta 2. aprilli, kui siis kutsuti Tallinnas arst ühte Kopli majja, kus siis oli kuuajane imik, kelle nimi oli Helga. Ja lapse suu ja neel olid happega söövitatud. Oh my god. Kõik see pesu seal haises äädika järele ja imik viidi siis haiglasse, kus ta järgmisel päeval suri. Oh my god. Lapse ema siis Vene-Balti laevatehases töötava Triinu Reiteri jutu järgi läinud tema ja ta abikaasa 1. aprilli õhtul jalutama, jätnud lapse koju ja keeranud ukse lukku. No ma selles mõttes toona ma nagu usun, aga 1-kuune imik ei tõmba endale äädikat peale. Ei tõmba mitte mingit pidi ei tõmba. Aga tagasi tulles on ema tulnud siis leidnud, et uks on pärani, laps karjub ja ajab vahtu välja. Lapse ase ja rõivad olid haisenud tugevalt äädikast, käes oli siis lapsel tühi äädikapudel. Igaks juhuks ütlen, mina krigistasin oma mikriga praegu. See on hoopis teine krigin. Ja kus see äädikapudel siis sinna sai, tuli siis välja, et ema oli selle pudeli lapsele ajaviiteks mängida andnud. 1-kuune ei ole sul võimeline haarama. Või nagu, jah, ühesõnaga. Seda teadis ka politsei oli sealmaal, kus Dagmar oma mõtetega. Ma olen sama tark kui 25. aasta politsei, see on hea teada. Just. Ja lisaks politsei jõudis ka selle mõtteni üsna kiirelt, et ilmselt ei saaks kuuajane beebikene ka pudelikorki ise pealt ära. On ju. Ja ükski naaber polnud siis näinud kedagi Reiterite korterisse sisenemas ega sealt väljumas. Ja tundus siis, et koletu roima võiski toime panna kas siis lapse ema või lapse isa. Aga Helga isal oli alibi. Tema nimelt ei jalutanud oma naisega sellel õhtul kuskil. Nii, ta jalutas kellegi teise voodis. Ma ei tea, kus ta jalutas, aga tema oli Koplist kaugel. See oli tähtis. Ja nii siis arreteeritigi lapse tapmises süüdistatavana Triinu Reiter. Ja kohtus siis naine eitas kõike. Äädikapudeli loo rääkinud ta siis politseinikele sellepärast, et politseinikud olid teda non-stop ähvardanud ja ta ei teadnud enam, mida muud teha. Ja tema uskus hoopis, et lapse tappis kuri naaber Marie Paljas. What a fucking name. Ikooniline name. Ikooniline. Ma tahaks olla Dagmar Paljas. Vabandust, Daniel. Aga nimi... Kas sa võiksid perekonnanime? Siis ei ole muidugi nendel tätoveeringutel enam mingit loogikat. No, kõik annab parandada. Aga Ellist saab väga ilusasti põhji teha. Ma räägin, kõik annab tuunida nagu. Igal juhul juba eeluurimise ajal oli siis tema Paljast võimaliku mõrvarina nimetanud. Vabandust, lihtsalt kui ma kunagi OF-i lähen, siis see saab olema mu nimi. Maria Paljas või Maria Paljas, jaa. Lihtsalt, te võite selle nimega võtta, sest et ma ei usu, et ma niipea OF-i lähen, mul ei ole aega lihtsalt selleks, sest ärge saage valesti, ma absoluutselt mitte kuidagi ei kritiseeri inimesi, kes on OF-is nagu more power to you, nagu free money, cash money flow, aga Maria Paljas on ikooniline, tõesti ikooniline. Okei, vabandust. On, ma räägin, see nimi on nagu mega lihtsalt. Nii, ja ühesõnaga see Marie siis kuulati üle ja tema siis tunnistas, et Reiterid olid väga vaest elu elanud. Et kui Triinu lapseootele jäi, oli ta siis kurtnud talle, et seda last siis, kui ta sünnib, ei ole paraku mitte millegagi toita. Ja ta oli tahtnud siis aborti teha, aga selleks ei olnud raha. Siis oli ta palunud Paljasel müüa maha pere ainus tervem riidetükk, ehk siis voodilina. Aga Paljas oli keeldunud. Ja siis hakanud Triinu teda laimama ja varguses süüdistama.
ja Triinu siis ütles, et jaa, et tema oli küll paljasega tülis. Neid tülisi oli rohkem kui üks. Ja oletas siis, et paljas võis tahta perele laimu eest kätte maksta niiviisi. Lihtsalt siin on kogu see traagika, tegelikult see naiseks olemise traagika läbi aegade on ju, et kuidas me oleme sunnitud sünnitama, kuidas sa jääd sinna vaesuse lõksu ja kuidas lõpuks on mõned inimesed sunnitud tegema meeleheitlikke tegusid, sest et lihtsalt nagu basic seksuaalharidus, basic vabadused, teenida raha, elada mehest eraldi, kes siin on ainuke võib-olla, kes, no okei, ma sain aru, et tal oli töökoht, aga ilmselgelt ei saanud piisavalt palka. Nagu lihtsalt ka meditsiini areng, puudub raha, et nagu oh fuck, see on nii traagiline. Siin on kõik asjad nagu koos, jah. Ja lihtsalt juba nagu see ei ole 100 aasta tagune erandlik juhtum, see on asi, mis meil toimub ka tänapäeval. Jah, selle üks nendest asjadest, mille osas ei ole palju muutunud. Kahjuks. Paraku jah. Aga loo juurde tagasi minnes. Naabrid tunnistasid siis, et Triinu olevat lapse surma üle väga õnnetu olnud. Ta oli karjunud, nutnud, nii nagu üks ema tõenäoliselt oleks. Ma usun seda täiesti. Ja prokurör ütles seevastu, et ei, et tema seda asja ei usu ja tema ütles, et Triinu tahtis lapsest kui koormast lihtsalt vabaneda. Both things can be true nagu. Mõlemad asjad võivad olla tõeliselt. Prokurör, vana mees, kindlasti ei mõista. Ja advokaat siis kinnitas, et ükski ema ei ole niisuguseks teoks võimeline, mis nagu on jälle siuke asi, mida me oleme siin rääkinud korduvalt, on küll võimelisi. Paraku. Jaa. Aga kohus leidis, et süütõendeid on piisavalt ja hoolimata siis kohtualuses algamisest kuulutati ta enda lapse mõrvas süüdi ja mõisteti 12 aastaks sunnitööle. Vot, siuke kurb lugu. Aga vähemalt meil on Marie Paljas, kes, ma ei tea, kas ta andis edasi oma nime. Vaatasid sa ka, mis Triinu Reiterist sai? Kuule, ma ei leidnud. Reaalselt ma ei leidnud, mis tast sai. Aga ma üritan veel sogada natuke ja kui ma leian, siis ma panen näiteks Patreoni selle info. Maria Paljasest? Nope, teda ma ei otsin ka. Nii, Triinu Reiteri kohta jah, on kahjuks ei ole teada, millal ta suri. Aga pärit oli ta siiski Vigalast. Aga tema mees ka ei ole teada, kus ta suri. Huvitav. Ta oli Sadulsepp muide. Sadulsepp. Oota, kas ta oli Marie või Marie Paljas? Marie Paljas. Ta on nime ära muutis. Tegelikult. Kui see nüüd on, siis seesama, miks ta mulle... Jah. Saaremaalt pärit. Luulupest. Aga miks ta nime ära muutis? Sellepärast, et ta abiellus. Kõigepealt abiellus mehega nimega Mihkel Kütt, siis ta oli Kütt ja siis abiellus mehega Jüri Lants. Või oli see teises järjekorras, igal juhul Maria Kütt nimega on ta gennis olemas. Ja elas pika aja 66 aastaseks. No see on tubli tulemus. Ai, see on keegi teine ikka, aeg ei klapi. Aga ühesõnaga on olnud Paljased ja need on olnud Saaremaalt, mis ma ei tea. See sobiks sulle nii hästi. Aga paraku mu tulevane perekonnanimi ootab mind võib-olla Patreonis, eks ma näe, sellepärast, et sinna me vist praegu suundume. Ja patreon.com/kikimoorid on siis koht, kus saab kätte saated varem koos boonustega, tondijahid, saatemärkmed, saate hääletada, aga sama kõike saab teha ka YouTube'i liikmeks tulles, nagu praegu üritab tulla Naasu mulle liikmeks siia.
Nii et YouTube'i minnes siis seal on siuke koht nagu liikmelisuse või members koht ja Heidi äkki siis tänab meie liikmeid. Ja ma tänan neid juurde sinna, mis on nii tore. Te olete armsad. Igal juhul aitäh, Liisi, Kertu, Marek, Marge, Eveliina, õnnelik öökull, Kati, Saša, Maarja, Martin, Pirjo ja Keidi. Õnnelik öökull, I love it so much. Ja aitäh Vippkülma väristajatele, kelleks on Indrek, Mummi, Volkergeist, Keit, Anne-Maia, kohe siis nüüd. Nii, takimush, musi emoji. Homme sünnipäev. Okei, siin on sünnipäevatort, siin on see tututav, see rõõmustav emoji, siis on see emoji, teate küll, see kolmnurkne, kust tuleb välja neid lendavaid asju. Konfetid. Konfetid, just. Siis on kingituse paks, siis on vist šampapudel ja siis on see emoji ja siis on PS, mina today, joon laud, aju. Mis asi see on, kas sa saad aru? Ei, ma enne ka juba pikalt vaatasin ja ei saanud aru. Ma ei saa aru, mis see on. Mingi oranž kast. Mingi oranž kast. Mul silmad ei seleta, kas see on nagu OF. OF. Meie tänase saate teema on selgunud. Jah, tänase saate teema on, oota, ma pean seda suurendama. Ei, seal on 2 F-i, off on see. Off. On ju? Aju off, tal on aju off, tal on millegipärast mõõtnud nii palju, et tal on aju off ja silmad pööritavad. Igal juhul ja aitäh Kikide sõbrad, Pillerin Hufflepuff, Hendli Peiksaks, ütle, mis on juba. Hendli Peiks. Aitäh külmaväristajad Endre, Kelly, Kräkiga, Issand, Sült, Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin, Kräkiga, Kadi ja Oliver, Krista, Viirastus, Väike Päike, Krets, Merit, Valgesiil, Elin, Helina, Kummitus, Kõrvits, sulgudes Takise sõna Kõrvits, Liina, Kersti, Erki, Anni, Ansu ja Marta. Ja aitäh nime muudetud Juhu. Ja siis siin on see väike nõiake või wizard ja väike pisaratega naerukas. Aitäh Ilona, Anne Tondiste, Kristin, Regli, Annika, Kristi, No Name, Airi Aka kirjaniku nimega Avian W. Stork. Lugege siis kõik palun tema raamatu, ma ei ole isegi guugeldanud, kas ta siis on nüüd või? Ma ka ei ole jõudnud selleni. Vectivuks ja siis siin on see Freezing Face. Elen ja onu Vello, Karena, ekstravertiilne, sõdimisimuline Niilo Neemo. Oh my god! Miks need eespool ei võinud olla? Keelsilme, mis on lahe muidugi. Aitäh Kreitsu, Diana from the Moon, Kelly, Bell, Kraitu, siis meil on siin veel Käti. Oi Jeesus Maria, nüüd me jõudsime. Petrovski, Babuška. Ja just, Madara, Katariina, Heili, Lihtsalt Kõrvits, Eveliine, Haanja Kõrgustik, Alpinist, Musta Kassid, Torit, Krislin, Helen, Stella, Karin ja siis on meil siin veel Tobe Tobuke. Tobe Tobuke, ma tahan Haanja Kõrgustik Alpinistile öelda, et sinu nimi on saanud meie kodustes vestlustes regulaarseks või poolregulaarseks, ütleme niimoodi. Mis ma nüüd tegin? Ma ei tea, mis sa tegid. Ma ütlen see pages, nii. Aga lähme siis natuke lõbusama loo juurde. Ja vastavalt ajale ma vaatan, kui palju ma jõuan või läheb osasid boonusesse. Igal juhul ma tahan teile rääkida krattidest. Sellepärast, et jaanuaris 34 andis Lääne Teataja lugejatele häid nõuandeid, kuidas siis kratti valmistada, kuidas võidelda luupainajatega või ise neid luupainajatele selga saata ja üldse endale siuke hea elu tagada. No nii, ma olen 2 kõrva. Nii, ja
rääkisid siis nad nii nõnda, et vana aja kunste oskavad veel vaid kaugemate paikade inimesed. Nii et tark on siis endale kratt tuua Saaremaalt, Noarootsist või Ruhnust. Ma võtan Aga sinu. ajalehes, oled sinnapoole teel või? Ei, ma räägin, et ma võtan sinu, sa oled ka Saaremaalt. Jah, okei. Aga ei, selles mõttes, et õpetati, et kratti saab endale ka ise valmistada, kui reisimise isu ei ole. Okay. Selleks on vaja siis 9 asja. Ja mul nüüd praegu tuleb meelde, et ma pidin vaatama, mis asjad need on, mida ma ei tundnud ära siit, aga igal juhul ma loen ette ja võib-olla. Okei. Vana saunavihta, no, plekist toru, nii. vana vankritükki, rattarummi, äkketükki, mis on äkke, seda ma ei tea, aga ma arvan, et olen kuulnud seda sõna. Äkke on see põllu lohistamise asi, vaata, kus on need nagu siuksed. Äkke, okei, äkketükki on vaja. Mulda pinnatakse sellega. Aha, okei. 5 rajakaid. What the hell is that? See oli, mis ma mõtlesin, et kas see 5 rajakas on, sa 5 rajakas. Sa 5 rajak. On olemas või? Siin vana känd, mis asi, nagu kireb. Ma ei leia nagu head vastet sellele. Olgu, igal juhul on vaja ka luuavart ja mitmesuguseid lippe ja lappe. Aga on ka teisi variante, näiteks võib panna vanale lauale alla puujalad ja sabaks taha pikad kaltsud. Peaks sobib vana pott, ninaks klaasitükk, käed aga peavad olema hasplitest, millel on töötanud 100-aastane naine. See on keeruline, aga okei. Kõigepealt sa pead 100-aastase naise leidma ja siis leidma hasplid on ja mis iganes need ka on ja paneme selle naise tööle. Aga see tundub neid natukene lihtsam viis, sellepärast kui sul öeldakse, et mitmesuguseid lippe ja lappe, siis nagu millised lapid on õiged, äkki ei ole pärast mul õige kratt. Aga haspel on niisugune riist, millega saab rulli kerida näiteks lõnga ja traati. Okei. Siis ma arvan, et see on realistlikum. Aga muidugi on väga oluline teada, et kratti ei valmistatud mitte igal suvalisel hetkel. Loomulikult on meil siis nüüd neljapäevaõhtud mängus. 3 neljapäevaõhtut järjest tuleb minna ristteele ja seejuures siis 3. mõnes teises allikas 4. neljapäeval tuleb anda 3 tilka verd. Ja kellele sa annad? No ikka kuradile, kes siis just siis sel hetkel välja ilmub, kui on vaja. Ja enda oma siis või? Enda verd annad, jah. Ja siis kurat annab siis veretilkade eest vastu kratile elu ja vere andmise ajal tuleb siis öelda järgmisi sõnu. Kurat, ma luban sulle oma hinge, anna sa mulle oma varandused. Ja siis kratt saabki niimoodi oma hinge sisse, aga ühtegi sõna ei tohi ütlemata jätta, muidu juhtub nii, et kratt on vigane või on ta poole hingega, mis iganes see ei tähendaks. Siis on räägitud, et kratti saab teha ka saunas, aga jällegi neljapäeva õhtuti, mitte mingi muul ajal. Ja seal väljaandes toodis välja üks huvitav lugu ühest peremehest, kel oli siis enne jõulupühi ainult 1 leib. Aga tal oli sulane ka ja sulane ööbis siis saunas ja tema siis ärkas keskööl mingi kahtlase kahina peale ülesse. Ja märkas, et naabri peremees teeb saunas kratti. Ja tema siis hiilis seal, jättis kõik meelde, mis tehti. Laskis naabri peremehel ära minna, nii et midagi ei seganud seal ja hakkas endale kratti valmistama. Aga kahjuks unustas ta ikkagi pooled sõnad ära ja siis tuli tal kogemata 3-jalgne kratt. Mis siis edasi sai? Naabrimees saatis siis oma krati kuninga varandust ära tooma. Kes iganes siis siin Eestit valitses parasjagu selle ajal. Sulane mingil X põhjusel ütles, et okei, et kui naabri peremees toob kuninga varanduse, siis meie kratt palun too naabri käest pool tema varandusest ära nagu. Ja siis samal ajal oli see 1 leivaga peremees, kes seal muudkui nukrutses, et tal on ainult 1 leib ja jõulud lähenevad ja siis see sulane ütles, et ära muretse peremees, varsti meil kõike küllaga. Aga peremees muidugi ei uskunud teda, naeris ta välja, aga olevadki varsti niimoodi, et kõik salved on viljad ja aidad varandust täis ja aina paremad road seal laua peal ja lõpuks siis sulane rääkis peremehele ära kogu loo ja siis sellest ajast peale olnud nad rikkad mehed. Aga need 2 kratti, siis nagu see sulase kratt, 3-jalgne, siis see naabrimehe kratt, kes siis mingi X põhjusel naabri saunas ehitati. Nad ei saanud omavahel väga hästi läbi. Nad olid siis
kord läksid siis 3-jalgne ja naabrimehe 4-jalgne kratt omavahel kokku ja hakkasid kiskuma. Kord olnud ikka 3 jalg all ja 4 jalg peal, siis jälle 4 jalg all ja 3 jalg peal. Lõpuks aga saanud 3 jalg 4 jalast võitu ja murdnud ta ära. Sellist juttu räägiti Võnnu kandis. Võnnu gossip. Võnnu koss ja ka Haapsalu koss oli selline, et sagedasti siis kratti tegemisel ikkagi juhtus, et ikkagi läks valesti midagi ja nad viskasid oma töö tulle. Aga kui kratt sai valmis ja hakkas juba ennast liigutama, mis ilmselgelt võis olla päris ehmatav, kui sulle paneb mingi topsikule klaasist nina ja siis ta hakkab sulle seal liigutama ja jooksid ise oma kätetöö eest ära. Ja siis oluline on ka tähele panna, et sama raske, kui on kratti teha, on temast ka tegelikult ikkagi lahti saada. See õnnestuvad vaid siis, kui seda kellelegi odavamalt müüd, kui ta on ostetud. Aga selles folklooris otseselt ei peeta silmas, kas siis sa pead mingit veretilku vahetama või mingi muu ostmine. Aga kui sa nagu püüad kinkida kellelegi teda, siis ta tuleb ikka oma vana peremehe juurde tagasi. Selles mõttes ta on nagu naasu siin. Aga kõige tõhusam viis, kuidas siis kratist lahti saada, on ta tagasi viia sinna samale ristteele, kus sa ta tegid, kui sa tegid ristteel. Ja siis sa pead jumalat paluma ja ta endast eemale tõukama ja siis selle peale jookseb kratt mööda ühte teeharu mööda minema ja kes teab, et Noarootsis öeldi, et ta läks uut peremeest otsima. Aga võib-olla ta lihtsalt on kurb ja nutab kuskil põõsa. Aga kui siis kratt peremees surmani ära teenib, siis tuleb siis ka see veretilkade maksmise aeg kätte. Et just kratt on siis see, kes omaniku hinge põrgusse veab ja teda siis seal igavikuni närib ja piinab. Aga kratt ei ole sobilik ainult varaduse kokku ajamiseks. Teda saab ka kasutada vaenlastele kätte maksmiseks. Ja sellest ma räägingi boonusosas. Kõige magusam osa. Kõige magusam. See lugu on üldse ülimagus sul, ma ütlen. Täitsa lõpus. Ma tahaks juba teada, kuidas siin neid ülejäänud asju teha saab. Sina ja meie valitud. Ohvrite nimekiri juba peas valmis. Nii, ja lähme edasi. Leidsin siis Redditist ühe eestlase kirja pandud loo, tegelikult 2, teine tuleb Patreoni eris või tähendab boonusosas ja kirja oli see siis pandud siin paar aastat tagasi ja kuidagi tead selline hoogne värk, mõtlesin, et äkki sobib saadet lõpetama. Super. 1,5 dekaadi tagasi, kui elu põletamine... Aastakümmet. Dekaad on 10 päeva eesti keeles. No vabandust, siin on kirjas niimoodi. Kes olen mina, et siin parandada? Sa ei tõlgi niimoodi. See ei ole tõlgitud. See tähendab siis, et 1,5 nädalat tagasi. Selge. Ja ilmselt ei mõelnud seda siiski. Ma lihtsalt, vabandust, ma olen harva, püüan olla grammarnatsi, aga see dekaadi asi ajab mind ilgelt kättesse mingil põhjusel. No, ette siis teate ka meie armsad noored kuulajad, dekaad, kuigi inglise keeles decade on aastakümme eesti keeles ja dekaad eesti keeles on 10 päeva. Nii, igal juhul temal oli elu põletamine täies soos ja siis koges ta midagi huvitavat. Oli pühapäeva öö vastu esmaspäeva. Olime otsustanud sõbraga, et neljapäevast saati kestnud pidutsemisele võiks punkti panna just see viimane peelõiaist. Mul on keeldulis peale ja Eesti, kui keegi tahab. Mida? Annan ära. Ma pane loosi. Ära pane loosi. Don't. Mida oli vaja siis tuua 15 kilomeetri kaugusele asuvast 24 tundi töötavast putkast? Olid ajad. Oli südatalv, südaöö, hanged põlvini, meri ka. Väljas -15 kraadi. Kruiisisime putkast kodu poole, vahepeal suud kastas ja suitsu tehes. Mingi hetk vilksatas midagi tahavaate peeglist minu taga. Autoga käisid. Tõhma pead.
Keerasin end ringi, et aru saada, mis see on, kuid seal polnud midagi. Uuesti pilku sõidusuunda pöörates nägin oma kõrval istvel oleva sõbra suuri silmi ja täiesti šokis nägu. Ta vahtis mind ja küsis, mis see oli. Ma vastasin, et ma ei tea. Täielik paanika, pidurid plokki, auto seisma, kässar peale ja välja. Täiesti crazy, milline hirm see oli. Võimatu sõnadesse panna. Ma ei oska öelda, kaua me seal väljas külmetasime ja millest rääkisime, kuid mingil hetkel suutsime end koguda. Läksime uuesti autosse ja sõitsime otse koju. Oota, see oli nagu autos sees või? Ja. Ma sain aru, et taha vaata peeglist nagu... Ei, nagu vaata taha vaata peeglis, sa näed ju... No ja, okei, jah. Taha istme peale. Nii, tattarattarattarattara. Esmaspäeva hommikul sai tuumapohmellis tööle mindud ning olles tol hetkel selle sõbraga kolleegid arutasime krohvi seina pildudes, mis see siis olla võis. Jõudsime konsensusele, et me mõlemad nägime, küll ainult hetkeks, ühte blondi tüdrukut kalli kampsuniga juhi taga istumas. Tuli kiire otsus, et me ei räägi mitte kellelegi juhtunust sõnagi, kuidas sa julged sõpradele rääkida, et mingi jooblu nägemus paneb sind autost välja hüppama ja pisarsilmi lumehanges passima. Fast forward 3 nädalat. Sõitsime... 3 dekaadi. Fast forward 3 dekaadi. Peaaegu. Ei oota, kas ma ütlesin... Dekaad, 10 päeva tähendab. Päeva, jah. Sõitsime teise sõpruskonnaga 3 peolt koju. Mina seekord tõesti kaine autojuht. Ajasin kõrvalistujaga juttu, tema tagaistuv kutt suikus mõnusasse unne. Jõudsime tagaistuja kortermaja ette ning ajasime ta üles. Tema esimene küsimus oli, kuhu see tüdruk läks, kes mu kõrval istus? Okei, kas meil on teooria, et see on auto, mis on kummitab või on see üks teatud teelõik, mida nad kogu aeg läbisid? Ma pigem pakuks, et see on teelõik, mitte auto. Okei. Ma arvan, ma ei tea. Igal juhul. Seletasime talle, kedagi ei olnud autos peale meie 3. Sellele järgnes täielik paanika. Mul oli 2 uksega auto, mille tagaistmelt välja pääsemiseks pidi esiistet liigutama. Ta hakkas karjuma, peksis tooli ja hüüdis, et laske mind välja. Võttis umbes pool tundi, et ta rahuneks. Ta tundis ennast täpselt samamoodi kui mina ja mu sõber vaid mõned nädalad varem. Aasta hiljem tegime autoga kerge avarii. Vaja oli parandada ja vahetada mingeid detaile tagumises otsas. Kui tagastange eemaldati, selgus, et see auto on väga raskes avariis osalenud. Siis on ikkagi auto! Ei mingeid spoilereid äkki. Ai, sa oled hea. Tagumine ots oli väga põhjaliku taastusravi saanud, meeletult keevitatud ja painutatud, et algupärane kuju taastada. Isegi 15 aastat hiljem pole ma selgusele jõudnud, mis see täpselt oli, kuid ma mäletan elu lõpuni, mida ma tundsin ja kuidas reageerisid minu sõbrad. Oh my god, kui hea lugu. I know! Oh my god! Aitäh, Redditi jumalad, et te olete meile helded olnud. Ja aitäh, armsad kuulajad, et te meiega olete ja valitud seltskonnaga liigume me siit edasi boonusosasse. Teie palun nautige 13. mis on sattunud reedesele kuupäevale, nautige Taki sünnipäevanädalat, nautige sõbrapäeva, kui te tahate seda nautida ja nautige veebruari, kui teile see ilm ilusasti sobib ja kui mitte, siis teadke, et päevad lähevad aina valgemaks ja kevad ei ole enam kaugel. Nii et kõigile midagi, aga eelkõige püsige kõhedad.